See on selge hoiatus ja punane joon kurjategijatele, kes ründasid Iraani lõunaosa kütuse ja energia infrastruktuure. Selle tegevuse tulemusena põletatakse rünnaku lähtekohas asuvad kütuse, energia ja gaasi infrastruktuurid tuhaks. Esimesel võimalusel anname teada Ameerika kurjategijate argpükslikule ja agressiivsele armeele ning sionistlikule režiimile, metsikule ja laste tapjale. Teid sunnitakse oma sõdurid merre viskama ja kogu oma väärikuse kaotama. Teie komandööride ja sõdurite kaelad on islami võitlejate saabaste all. Strateegilises segaduses on lahinguvälja reaalsus selge. Mõelge erakordsetele sündmustele. Te tulite võidustsenaariumiga, kui nüüd otsite maa-alustes ja salajastes sõjatubades võimalust omaenda ellujäämise tagamiseks. Teie arrogantsi ajastu on läbi, teie ainus pääsetee on põgeneda Iraani purustavate operatsioonide löökide eest. Võimas on see, kes lahkub piirkonnast või valib surma ja võit tuleb ainult Jumalalt, vägevalt ja targalt. Nüüd on meil värskeid uudiseid Lähis-Idas kujuneva olukorra kohta. Vaatame siia. Sotsiaalmeedias postitus Associated Pressi loal. Iisrael väidab, et Iraani luureminister Ismail Khatib on tapetud. See on kõik, mida me seni Associated Pressi kaudu teame. Nad ütlevad järgmist. Iisraeli kaitseminister Israel Katz tegi selle avalduse sel kolmapäeval ehk siis täna varem ja tegelikult vaid mõned minutid tagasi. Khatibi mõrv toimus pärast Iraani kõrgete julgeolekuametnike Ali Larenjani revolutsioonilise kaardiväe ja Basiji juhi surma. Iisraeli kaitseminister Katz ütles, et kogu päeva jooksul võib kõigil rinnetel oodata olulisi üllatusi. Rahandusministeerium määras Khatibile 2022. aastal sanktsioonid tema rolli eest küberrünnakutes USA ja liitlaste vastu. Ta märkis oma sünniaastaks kas 1960 või 1961. Ta ütles, et Khatib sündis Iraani lõunaprovintsis ja et Khatib, tsiteerin, juhib küberohtude agentide võrgustikke, mis tegelevad küberluure ja lunavararünnakutega. Toetades Iraani poliitilisi eesmärke, taaskord vastavalt Rahandusministeeriumile, kuulutas Rahandusministeerium välja uue sanktsioonide vooru. Iraani luureministeerium, üks peamisi Iraani julgeolekuteenistusi, vastutab tõsiste inimõiguste rikkumiste eest. On palju, mida käsitleda. Sel kolmapäeval liitub vestlusega Jonathan Sayeh. Praegu on ta Iraani programmi uurimisanalüütik demokraatiate kaitsefondis. Tere hommikust, Jonathan! Tere hommikust! Tore siin olla! Aitäh osalemast! See viimase hetke uudis avaldati vaid mõni minut tagasi. Palun selgitage televaatajatele selle mõrva mõju. Seejärel räägime Iraani teistest kõrgetest ametnikest, kes tapeti viimase ööpäeva jooksul. Aga alustame sellest juhtumist, Iraani luureministri mõrvast. See on kindlasti märkimisväärne edasiminek. Tuleb analüüsida mõrvade lainet eri etappides. Esimesed sammud olid suunatud peamisele juhtimisstruktuurile, eriti sõjaväelastele. See on see, mida oleme näinud sõja algusest peale kuni praeguseni. Ja nüüd koos luureministriga ja veel mõne inimesega, kellest räägime lähemalt, me märkame, et Iisrael keskendub peamiselt sisemisele mahasurumisele, sihiks need, kes takistavad tänavaprotestide toimumist. Nii et nad näivad lihtsustavat teed, et protesti ja opositsiooni liikumine Iraanis oleks Islamivabariigi vastu võrdsemad tingimused. Sellega kaasneb palju muid tegureid, rääkida on lihtsam kui teha, kuid Iisraeli tööjaotus keskendub just sellele. Kui Ameerika Ühendriigid hävitavad mere- ja sõjaväevarasid, siis iisraellased keskenduvad rohkem linnapiirkondadele, sihtmõrvadele ja repressiivaparaadile. Sa mainisid ja räägime nendest teistest kõrgetest Iraani ametnikest, üks neist siin ekraanil, Iisraeli kaitsejõud Ali Larenjani viimased uudised. Eile kuulus ta kõrgemasse riikliku julgeolekunõukogusse ja oli režiimijuht. Ta kõrvaldati. Jonathan, räägime veidi rohkem selle konkreetse surma mõjust ja tõesti, kuidas see muudab otsuste tegemise ulatust. Nüüd, mis puudutab seda, kes parasjagu Iraani juhib.
Kas on õige heita veidi ebaselgust selle üle, kes juhib Islamivabariiki? Lühike vastus on, et juhtimas pole konkreetset isikut, vaid võib olla keegi või mõne inimese komitee, kuid see iseenesest näitab juba, et ainuisikulist juhti pole. Rääkisime ülemjuhi pojast. Pole selge, kas ta elab, on võimeline riiki juhtima või on vigastatud või koomas. Aga seejuures kuulub see tegelikult Islamivabariigi päevakorra või strateegia juurde. See toimib ka juhtkonna eemaldamisel. Neil oli tagavaraplaan. Kui sa oled keskastme ametnik või brigaadikindral nagu tavaline sõdur igapäevastes operatsioonides, siis sa tead, millised on sinu ülesanded, olgu selleks ülemjuht või riiklik julgeolekunõukogu. Sa tead, et pead sõda regionaliseerima, kasutama droone ja rakette tsiviilinfrastruktuuri Iisraeli ja Elfi baaside ründamiseks. Ja kui need varud on ammendatud ja need võimed pärast Senjava rünnakuid eemaldatud, siis pöörad sa oma tähelepanu sissepoole, avad tule meeleavaldajate pihta, sest tegelik eksistentsiaalne oht on Iraani rahvas. Larijani kohta, tema tegi huvitaval kombel mõlemat. Ta oli üks arhitekte, kes korraldas iraanlaste massimõrva jaanuaris. Ta oli võtmetähtsusega isik, kes aitas kaasa umbes 40 000 relvastamata meeleavaldaja surmale. Samuti oli ta, nagu mainisite, kõrgema riikliku julgeolekunõukogu sekretär ja sõjaväeametnik. Tal olid tihedad sidemed Moskvaga. See on veel üks vaatenurk. Tema kõrvaldamine destabiliseerib juhtimist ja demoraliseerib režiimi relvajõude, kes mõistavad, et neil pole väljapääsu. See näitab selgelt, et tapmiste laine pole veel lõppenud. Iisrael ja USA jätkavad režiimi praeguste, endiste ja tulevaste poliitiliste juhtide jälitamist. Arutame, kes võib olla järgmine nende sihtmärkide seas. Jonathan, otsepilti Iraanist on vähe, aga üks jõuab nüüd meieni, tahan selle kiiresti näidata. See on Associated Pressi loal ja seotud Ali Larijaniga. AP andmetel korraldati see matus Iraani kõrgele julgeolekuametnikule. Tundub, et tuhanded iraanlased on tänavatel, lehvitades lippe ja taas kord just selle matuse puhul. See viib mind järgmise punktini, sest ma tahan rääkida iraanlastest üldiselt. Tundub, et tegemist on kombineeritud ülekandega riikliku uudisteagentuuri poolt. Aga vaata, tänavatel on praegu väga palju inimesi. Alles mõned kuud tagasi rääkisime paljudest neist meeleavaldajatest, kes olid seal, protestides Iraani režiimi vastu. Protestides selle vastu, kuidas riiki juhiti, neid tapeti protestimise eest. Aga nüüd räägime samuti. Saame neid kaadreid tuhandetest inimestest ühe tapetud ametniku matustel. Milline on meeleolu Iraanis? Millist lõhet me näeme sealsete tsiviilisikute seas, kelle poole nad selles konfliktis hoiavad? Tegelikult arvestades kõiki arenguid pärast 28. veebruari esialgseid rünnakuid, ma ei tea ühtegi teist riiki, kus võimu ja rahva vahel oleks nii suur lõhe. Koha peal arvatakse, et Iraani riik on okupeeritud välismaiste islamijõudude poolt. See mõtteviis näitab, kuidas tavaline iraanlane neid paraade ja meeleavaldusi näeb. Esiteks see, mida te näete islami revolutsioonilise kaardiväe korpusega seotud meedias näidatavat, ei peegelda sugugi Iraani rahva tegelikke tundeid. Enamik siin nähtavatest inimestest kuulub paramilitaarsesse rühmitusse. Basij on põhimõtteliselt osa terroriorganisatsiooniks määratud rühmitusest, islami revolutsioonilise kaardiväe korpusest. Kasvasin üles Teheranis ja mäletan, et suurte ürituste ajal toodi inimesi bussidega mujalt riigist kohale. Nii et kui näiteks Teheranis toimub matus, siis inimesed, keda sa seal näed, enamik neist tegelikult ei ole sellest piirkonnast pärit. Nad tuuakse kohale, sest neil pole piisavalt toetajaid ja soovitakse jõudu näidata. Avalike suhete seisukohalt on oluline seda meeles pidada, see, mida sa näed, ei näita tegelikult, mis siin päriselt toimub. Aga mis puudutab iraanlaste arvamust, siis vaata, see olukord on kõigile kaugel ideaalsest. Keegi ei tahtnud näha, et konflikt nii kaugele areneb.
kuid siiski näevad iraanlased seda kui sõda, mille režiim neile peale surus. Kuna Teheran ei pidanud heas usus läbirääkimisi ega teinud järeleandmisi ning laiendas sõda piirkonda, ründasid nad tsiviilinfrastruktuuri. Iraanlased näevad, et neil pole muud väljapääsu kui edasi liikuda. See ei tähenda, et keskmine iraanlane tahaks iga hinna eest režiimi muutust. On tegureid, mis võivad avalikkust võõrandada, kuid seda pole veel juhtunud. Sõjaväsimus tekib aja jooksul. Operatsioonid. Arvestades, et israellased jälitavad kohalikke isikuid sihtmärkidena, on näha, et see sõda siseneb peagi uude faasi. Vaata, mis Jeruusalemmast tuleb. See tähendab, et need saadetakse Iraani rahvale, mis viitab sellele, et nad võivad järgmises peatükis chegando muito rapidamente. Seetõttu räägime veidi lähemalt mõnedest Iraanist saadud piltidest. Joonatan, milline on praegu selle katkestuse, internetisõja ja sideblokaadi seis, mida nägime nende protestide alguses? On huvitav, et sa võrdled seda internetikatkestust jaanuarikuisega, mis on tõesti märkimisväärne. Nii et nüüd, alates selle sõja algusest 28. veebruaril, oleme näinud iraanlaste jaoks kõige pikemat internetikatkestust. Võrdlen praegu riigist väljuvaid pilte jaanuarikuistega. Jaanuari katkestus kestis nädala, kuid siis ei saanud me Iraanist infot ega videoid ning ma ei saanud kellegagi ühendust. Nüüd on olukord veidi muutunud. Saame infot, videoid ja pilte kohapealsetelt iraanlastelt, mis kinnitavad mõningaid Centikomi ja Iisraeli kaitseväe väiteid. See iseenesest viitab juba teatud määral sellele, et võis olla mingi varuplaan olemas, et mingil moel hõlbustada iraanlaste suhtlust välismaailmaga. See ei tähenda, et kõigil Iraanis oleks internet, seal on piirangud, paljudega, ka minu lähedastega ei saa ma rääkida. Infovoog ei ole võrreldav jaanuarikuisega. See viitab mu arvates sellele, et võib-olla töötab rohkem Starlinke või kasutatakse rohkem VPN. Aga veel üks huvitav tegur on see, et Iisraeli ja Ekijamade rünnakud Shevas tabasid ka tsensuuri eest vastutavaid hooneid. Nad nõrgendasid ka Islami Vabariigi digitaalseid repressioonivõimeid, nagu füüsilise repressiooniga. Lähme tagasi Iraani kõrge ametniku juurde, kes tapeti. Siin on veel üks Iisraeli kaitseväe sotsiaalmeedia postitus. See on eilne viimase hetke uudis. Sisse piiratud üksuse komandör eemaldati. Iisraeli kaitsevähi kõrvaldas Golan Reza Soleimani. See toob mind järgmise punktini. Nagu arutelu alguses mainisin, on paljud juhid kiiresti ja järjepidevalt kõrvaldatud. Kuid pidevalt ilmub uusi sihtmärke ja iga päev kuuleme mõne Iraani kõrge ametniku tapmisest. Kui palju inimesi osaleb Iraani sõjalistes operatsioonides? Kas Iraanis on tõesti nii palju kõrgeid ametnikke või inimesi, keda võiks pidada kõrgeteks ametnikeks? On aus öelda, et neid on palju ja nad vahetuvad kiiresti. Seega ei ole Teherani režiim kunagi olnud ühe mehe etendus, nagu Liibüa või Gaddafi režiim, mis põhines paralleelsetel institutsioonidel. Endine ülemjuht Khamenei seenior tagas, et peamaha raiumine ei oleks Islami Vabariigi vastu nii tõhus. Nii et nüüd, nagu sa mainisid, on olemas islami revolutsiooniline kaardivägi, siis Basij, ja lisaks on veel luureaparaat, mis iseenesest on üsna tõhus. Lisaks tavapärastele relvajõududele on poliitiline juhtkond, mis tegutseb nii tsiviil- kui sõjaväesfääris. Jah, sul on õigus, neid mehi on üsna lai võrgustik. Teine viis sellele läheneda. Kui rääkida ainult numbritest, siis Iraani elanikkond on 90 miljonit. Režiimi toetajate arvu hinnangud erinevad. See on 10–30% elanikkonnast ehk miljoneid inimesi. Ka miljonite arvu vähendades jääb palju inimesi, kes võiksid režiimi üle võtta. Seetõttu on oluline seda rõhutada. Kuigi Iisrael ja USA on mõningaid neist juhtidest kõrvaldanud, ei ole me siiski poliitilist juhtkonda tegelikult püüdnud eemaldada. Enamasti on neil isikutel seos sõjalise või luureaparaadiga. Mõlemad on õigustatud sihtmärgid, kuid paljud reformistliku leeriga seotud inimesed on siiski alles.
on mõningaid märke, mis viitavad sellele, et Jeruusalemm või Washington võivad kaaluda kellegi kasutamist süsteemi seest, taaskasutades mõnda neist inimestest. Pole selge, kui tõhus see oleks või kas revolutsiooniline kaardivägi seda lubaks. Neist 2 inimesest, keda mainisid, rääkisime Larianist, aga ka Basiji mehest Golamreza Soleimanist. Tema eemaldamise juures on oluline, et ta täitis rangelt siseturvalisuse ülesandeid. Nii et kõik taandus temale ja tema kaadritele, kes pidid koordineerima ja tegelikult juhtima protestijate mahasurumist. Näeme taas selle mustri ilmumist. Jeruusalemm ja Washington arvavad, et nad on juba piisavalt teinud, et sõjalisi võimekusi vähendada. Nüüd näeme, et nad suunavad fookuse siseküsimustele. Seega arvan, et järgmise 1 või 2 nädala jooksul näeme mõningaid olulisi arenguid. Ma esitan selle järgmise küsimuse ühele ekspertidest ja ühele ajakirjanikest, kes meil eile olid ja kes jälgivad seda olukorda tähelepanelikult. Olin näinud mõningaid teateid selle kohta, et võib-olla toimusid läbirääkimised USA ametnike ja Iraani ametnike vahel. Et saaksid arutada toimuvat ja leida lahenduse edasiliikumiseks. Kas olete kuulnud midagi selle kohta, et see võiks olla võimalik? Ja samuti Iraani poolelt, kes neid esindaks. Mis tahes tüüpi läbirääkimised, mitte ainult USA-ga, vaid võib-olla ka teiste piirkonna riikidega, teiste lääneriikidega. Kes juhiks seda pingutust? Arutasime, et poliitiline juhtkond, sealhulgas välisminister, kes on neid algatusi juhtinud, on endiselt alles. Tal pole volitusi kogu režiimi nimel rääkida ja peab juhiseid saama, nagu mainisite. Nii et kõik taandub sellele, kes seda tegelikult juhib. Ja osa põhjusest, miks ma arvan, et Teheran on tõesti kõhklev diplomaatia tõsisel otsimisel, on see, et neil pole olnud isegi aega maha istuda ja arutada, mida nad sooviksid jälgida. Nad tahavad konflikti lõppu, milliseid järeleandmisi nad on valmis tegema. Nad arvavad, et neil on mingi trikk varuks. Neil pole olnud võimalus strateegiat koostada ega hinnata, mida Washington või Iisrael soovib. Või kas eurooplastel on siin üldse sõnaõigust? Isegi rahuajal ei pea nad Bideni valitsusega heauskseid läbirääkimisi. Enne 2022. aasta liikumist Naine elu vabadus liikusid nad ühes suunas, kuid see ei viinud mingi märkimisväärse tulemuseni. Nii et pole vahet, kas oli maksimaalne surve, maksimaalne lepitamine, sõda või kesköine haamrioperatsioon, me ei ole näinud mingit käitumise muutust. Teheran pole oma hoiakut muutnud. Mida isoleeritumana nad end tunnevad, seda paranoilisemaks muutuvad. Islami vabariigi jaoks, ja see on siin kõige olulisem, tähendab järeleandmine nõrkust. Mida nõrgemad nad on, seda harvem nad seda näitavad. See saadab vale sõnumi relvastatud inimestele ning demoraliseerib elanikkonda ja toetajaid Iraanis ja piirkonnas. Praegu ma ei näe, millest nad räägiksid. Mõnikord peavad nad läbirääkimisi ainult mulje jätmiseks, et olukord näiks rahulik. Ma kahtlen, et Washington selle vastu võtab, arvestades meie suurt rünnakut nende ametnike vastu. Kes teab, kes järgmisena on? Pole mõtet otsida diplomaatilist lahendust režiimiga, kellega oleme sõjas ja kelle juhte kõrvaldame. Tahaksin rõhutada, et tegemist on otsepildiga Beirutist, mitte Teheranist ega mõnest muust Iraani linnast. Viimastel päevadel on Beirutis olnud palju sagimist Iisraeli operatsioonide tõttu. Jonathan, siin muutub kõik väga kiiresti arvestades olukorda. Kui teha viimane märkus meie vaatajatele järgmise 12–24 tunni kohta, millele peaksime kõige rohkem tähelepanu pöörama. Rääkisime, kuidas neil on uus faas sisemise mahasurumisega, kuid see tähendab ka rünnakuid isikkoosseisu ja Islami Vabariigi relvastatud aparaadi vastu. Erinevatest paralleelsetest institutsioonidest rääkides on endiselt alles 10 000, kui mitte 100 000 või rohkem liiget. Oletame isegi julget hinnangut selle kohta, kui paljud neist on kõrvaldatud, võib-olla umbes 10 000, mis ei ole tegelikult nii märkimisväärne. See tähendab, et põhituumik ei ole kaugeltki kadunud. Ma arvan, et see, mida me jälgime, on kõik võimalikud märgid deserteerumisest, nende korralduste eiramisest. Saime Mossadilt infot, et nad ähvardasid komandöre.
kui te ei liitu liikumisega, kõrvaldame teid ja teie vahetu personali. Arvan, et lähiajal jälgin, kas Iisrael keskendub rohkem eskadronide ja üksuste hüperlokaalsele sihtimisele või kas nad hakkavad püüdma saavutada nende meeste selle personali deserteerumist. Arvan, et iga reeturi teave oleks väga kriitiline. Arvan, et see on alates 28. veebruarist kõige tundlikum sõjafaas. Jonathan Saie, Iraani programmi uurimisanalüütik Demokraatiate Kaitse Sihtasutuses. Nagu alati, täname teid aja eest. Aitäh kutse eest! muidugi